kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Eestlased, parandage lõpuks meelt. Tänaseks me teame, et Ukraina sõda oli üks korruptsioonimülgas, millest oleks pidanud suure kaarega eemale hoidma ning uskuma tõerääkijaid, mitte munadega loopima ning siis tunnistama, et kurat, neil oli taas õigus. Kas eestlastel tõmmatakse ka 4. kord nahk üle kõrvade ja millal hakatakse lõpuks kuulama õigeid inimesi? Kogu Ukraina sõda on suitsukate. Olulistest asjadest ikka ei räägita meile. Pole ühtegi opositsioonipoliitikut, kes seisaks tegelikult vastu panganduskartellile. Eesti riik on lootusetult võlgu. Meie Natura 2000 alad ja inimtööjõud on pandud nende võlgade ehk siis panditud võlakirjade tagatiseks juba ammu mängu ja meie pangad on 140 riigi seas kapitaliseerituselt maailmas teisel kohal, samal ajal kui me iga muu näitajaga oleme sisuliselt kuskil alumise otsa edetabelis, eks ole. Ehk siis see ongi see kõige kõnekam asjaolu siin, et ja panku keegi ei puutu, eks ole. 2018 sai ikkagi Riigikogu poolt mandaadi Ameerika Ühendriikide valitsus selleks, et ehitada välja endale sobivatesse kohtadesse Eesti territooriumi sõja olukorne. Samal ajal me teame, et toimub maavarade peale suur tung. Eestis neid maavarasid on, rahvas jääb natukene ette ja niimoodi see tsirkus toimub niimoodi, et seda, mida me praegu näeme, need on omavahel seotud ühelt poolt kokkuvõtlikult pangandus, kes otsib kohti, kuhu garanteeritud raha välja anda võimalikult palju ehk siis müüa samal ajal, et see oleks kindlalt tabatud, et selle rahal on tagasilaekumise graafik, millest kinni suudetakse pidada. Nii nagu Elvis ütles väga õigesti seda, et just neutraalala, neutraalsel territooriumil toimub sõda. Nii nagu Iraagi-Iraani sõda toimus omavahel Nõukogude Liidul ja Ameerika Ühendriikidel nii täpselt samamoodi Ukraina sõda. Ja siis on alati võimalik rahvale esitada riigisaladusega kaetud argument selle kohta, et me oleme praegu ohus, kohe tuleb üks kuri naaber. Kui nüüd Ukraina jama saab läbi, ma ei ütle juhul kui, vaid siis kui, sest see on kindel, et saab läbi. Kui see saab läbi, siis tuletage meelde. Et kui me ei saa aru, mida meile ette söödetakse, kui me seda läbi ei näe, siis me oleme järgmine Ukraina, sest ukrainlased ütlesid ise ka, et kuulge, et siin läheb jamaks teil Eestis, sest et need asjad, mis toimusid neil seal enne selle asja eskaleerumist, toimuvad täna Eestis. Ja ma ütlesin, et NATO on seal sees, siis mind tembeldati mingiks putinistiks ja muude sõnadega. Ja kui me hakkame seda ühisosa otsima, jõuame ühiskonnani, siis ma arvan, et meil eestlastel on veel lootust ja mitte vähe. Sest me oleme oma olemuselt ikkagi päris sitke rahvas. Ja lihtsalt see ajupesu praegu on nii suures ulatuses tänu sellele sotsiaalmeediale ja sellele, et me oleme infoühiskond, siis sellesse ühiskonda on väga lihtne sisse surada igasugu ajupesu teemasid. Ja ega meie ka need nii-öelda vandenõu analüütikud, me ka eksime. Järsku on seal sees tundmatud mundritega sõdurid täies varustuses ja nad lihtsalt okupeerivad selle piirkonna. Ja ilmselgelt on tegemist siis venelastega. Aga tegelikult ütleme, millel tasub keskenduda seda seriaali vaadates on ikkagi see, kuidas siis sündmused arenevad Soome juhtkonnas ja milline on siis välismaine reaktsioon. Aga tulles veel selle osundatud teema juurde, siis see näitab ju seda, kuivõrd valesti interpreerivad meil seda välispoliitilisi asju meie niinimetatud Eesti ajakirjanikud. See tähendabki, et nad tegelikult on õige ühes paadis, sellepärast, et ette kunagi keegi räägi, et kohe miski tuleb ja kõige tähtsamad teemad ongi meil need samad pankade teemad, digitaalne idee ja inimese nii-öelda siis igavesse orjusesse aheldamine majanduslikus mõistes, aga selle eest keegi meid ei hoiata ja kui keegi seda teab, kuidas ja hoiatakski, siis mida kindlasti ei räägita süsteemi seest, meile näiteks ei lekitata infot selle kohta, kuidas seda vältida. Tegelikult inimeste, kodaniku, rahva jaoks on käes õppimise aeg. Karmide karistuste aeg on.
võlgade aeg, tuleb sünge ja depressiivne aeg ja siis võivad taas tulla paremad ajad, sest me oleme sunnitud õppima. Ja nüüd toimubki siis see lõplik kokkuvarisemine ja seal on mitmed erinevad variante. Kõige positiivsem variant on see, et tekib normaalne ühiskondliku suhtlemise tasandil olev inimeste vaheline soe sõprus. Nii nagu Kertu ennem ütles, et ühisosa on vaja leida. Ehk siis jah, konservatiivid tulevad võimule. See digiidee jamps kõik, mis veel tuleb ja kodanikupalk kõik, mis tuleb, see kõik tuleb. Aga see tuleb kasulike idiootide abil, kes on need samad liberastid. Aga selle süsteemi üle tulevad valitsema paremäärmuslikud jõud. Pankurid, ultrakonservatiivid, hoidke oma silmad kõrvad lahti just enne kõike konservatiivsete jõudude osas. Aeg on oma tiim puhtaks lüüa ja kõik pooltõdede rääkijad välja kutsuda.